Tšau! Ma olen tagasi YouTube'is ja tegelikult on käes juuni juba, kui sa seda videot vaatad. Mai oli meeletult intensiivne kuu minu jaoks ja mais juhtus väga palju stressirohkeid asju ja ma tundsin, et ma pean võtma väikse pausi, nii et võib-olla keegi märkas, et eelmine nädal videot ei tulnud, aga võib-olla mitte keegi ei pannud seda tähele ja kõigil on mingi, mida? Sa oled tagasi, kus sa siis olid või ma ei pannudki tähele, et sa üldse ei postitanud. Igal juhul, seekord selle nädala video peale nädalast pausi on väike sit-down video. See ei ole vlog, sest et ma otsustasin, et ma võtan nii-öelda 2 nädalat pausi sellest igapäevasest vlogimisest ehk siis ka nagu iganädalasest postitamisest. Ja selle video idee või mõte tuli sellest, et inimesed tegelikult mul lähedased ja sõbrad-sõbrannad küsisid, et aga no nüüd, kui sul 3. aasta Kreekas jooksma hakkab, et mis on siis nagu kõige suuremad erinevused? Ehk siis, täna see video on Ateena versus Tallinna argielu erinevustest. Mida ma panen kõige rohkem tähele, mis on minu jaoks kõige suuremad erinevused, elades siis Ateenas versus siis Tallinnas, kus ma olen üles kasvanud. Ma pean minema võtma arvuti, sest et mul telefon filmib ja mul on telefonis Notesid. Nii et olen arvutiga tagasi. Nii, mul on siis välja toodud 7 põhilist suurt erinevust, minu jaoks isiklikult väga suurt erinevust, mida ma tunnetan siis Tallinnas käies väga tugevalt versus siis elades Ateenas. Esimene asi, mis on nendest kõige tuntavam, on toidupoe hinnad. Ma tean, igal pool on elu väga-väga kalliks läinud ja pekkis case on see, et läheb aina kallimaks igapäevaselt. Aga kui ma tulen Tallinnasse, elades siis Ateenas, siis ma lähen toidupoodi ja mulle tundub, et kõik on nii soodne. Mis on nagu, mida sa just ütlesid? Aga paraku nii on, et toidupoodide hinnad, vähemalt Ateenas, on väga kallid. Minu jaoks isiklikult väga kallid. Näiteks kilo kanafileed maksab Ateenas circa 14–18 eurot, kui Tallinnas võib saada kilo kanafileed täishinnaga 6-7 euroga, soodukaga 3-4 euroga. Pakk viilutatud juustu, need 150 grammised pakid juustu või sinki Tallinnas jäävad selline minu meelest 2-4 euro vahele. Siin alla 5-6 euro on raske saada seda. Oleneb muidugi poest, oleneb tootest, aga üldine hind jääb siuke, ma ütleks 4,80 kuni 5,80 kanti. Neid asju on veel, neid asju on väga-väga palju. Siin muidugi teeb toidukorvi natukene soodsamaks see, et kui ma ei tea üldiselt, kuidas Eestis sellega on. Mina isiklikult ei käi Tallinnas, kui ma seal elasin, ei käinud iganädalaselt kuskil farmers marketil või kuskil turul värsket kraami ostmas, vaid see ikkagi minu koju, minu toidulauale tuli Selverist või Rimist. Küll aga siin on iganädalaselt piirkonniti on laikid ehk siis farmers marketid, kust tuleb minu värske toidukraam ja sealt ma saan seda väga mõistlikute ja soodsate hindadega, niimoodi, et mul jääb sinna 6-8 euro kanti kogu nädala värske kraam. Seal on siis kartulid, arbuusid, marjad, murelid, mustikad, maasikad, porgandid, kurgid, tomatid, kõik selline kraam. Ja ma arvan, et see on väga hea hind, arvestades, et need kõik tooted on värsked, need tulevad otse farmidest, mis tuuakse siis tarbijateni, et see teeb toidukorvi siin natukene soodsamaks. Aga üldiselt ma ei saa rääkida taaskord kõigi Kreeka piirkondade, linnade, saarte osas, ma teen seda Ateena versus Tallinn, aga siin on toidupoodides toit
palju kallim, kui on Eestis. Punkt number 2, mis minu jaoks on Tallinnast külastades, Tallinnasse tulles selline väga heas mõttes hämmastav ja harjumatu, on tänavate puhtus. Tallinnas on tänavad nii puhtad. Nagu sul puuduvad prügihunnikud, prügimäed, sul puuduvad ma ei teagi isegi, kust alustada, klaasikillud, praht, linnussuled hunnikutes, mingid nartsud, mingid pudelid, taara, no kõik, mida sa võid nimetada. Seda ei ole Tallinna tänavatel. Vähemalt mitte sellises koguses, et üldpilt Tallinna tänavatel on väga-väga puhas. Ja ma ei saa öelda, et ma oleksin seda nagu meeletult märganud, kui ma veel Tallinnas elasin. Aga tulles Tallinnasse, tulles Eestisse nüüd külastades Tallinnat, siis see on esimene asi, mida ma alati märkan, on see, kui puhtad on tänavad. Ja kui ma olen ka postitanud Tobi mingeid videoid, kuidas ta jalutab, siis ka väga paljud inimesed on Instas mulle kirjutanud, kes ei tea Eestist, üldse midagi ei ole Eestis kunagi käinud, et oh my god, kui puhtad on tänavad. Ja tõesti, ma pean ütlema, et see on märgatav see vahe, et mõlemad on, eks ju, pealinnad, mõlemad on, suurlinnad, ma ei tea nüüd, kui Tallinnat saab suurlinnaks nimetada, aga Euroopa kontekstis siiski mõlemad pealinnad, aga mega puhtad tänavad. Ja tõesti, see on asi, mida ma ei saaks öelda, et ma märkasin veel, kui ma Eestis elasin või millele ma igapäevaselt mõtlesin, aga see mõte Eestis käies, Eestis külas käies, käib mul vähemalt korra päevas peast läbi, et appi, oh my god, kui puhtad on kõik tänavad. Punkt number 3. Inimeste avatus, suhtlusviis, sõbralikkus, kõik selline, kuidas sa teisele inimesele lähened. Siinkohal ma ei mõtle üldse seda, kuidas sa oma sõpradega suhtled, vaid ma mõtlen suhtlust täiesti võõraste inimeste vahel. Ja mida ma sellega siis silmas pean, on see, et mina olen pigem väga vaba suhtleja. Mul ei ole probleemi küsida kellelgi kohvikus, soovida talle ilusat päeva või öelda tere hommikust, naeratada hi, how are you, how are you doing. See on minu jaoks pigem tavapärane ja ma olen väga vaba ja avatud suhtleja. Ja see on ka siin kultuuris Kreekas väga normaalne ja väga igapäevane. Et sa naeratad naabrile, ütled naabrile tere hommikust ja räägid paar sõna juttu. Aga Eestis see on midagi täiesti teistsugust. Sa pigem viskad pilgu või pea maha, kui sa näed naabrit ja pigem väldid seda kontakti. Küll aga kõige eredamalt minu jaoks tuleb see välja suhtluses igapäevaselt, kas poes, toidupoes, kuskil kohvikus. Ja näiteks Tallinnas mulle jäi kuidagi väga eredalt meelde situatsioon, kus ma läksin ühest oma lemmikkohast kohvi võtma. Ja ma läksin sinna ja ütlesin tere hommikust, ma sooviksin ühe flat white'i kaerapiimaga kaasa. Ja siis ta küsib, et kas single või double on ju, ja ma ise ütlesin, kuna Kreekas on väga tavaline see, et küsitakse, kas single või double, siis ma ise ütlesin kohe, et siis double või topelt. Ja siis ta ütles, et ahah, okei, aitäh. Ja hakkas seda tegema. Ja siis ma küsisin, ma ütlesin, et kaardiga. Et ta isegi ei küsinud, kuidas sa maksad, vaid ma ütlesin automaatselt, et kaardiga. Siis ta ütles, et oota natukene, ma teen kohvi valmis, et siis sa maksad. Mis oli minu jaoks juba esimene siuke, okei. Ja siis ta andis mulle kohvi kätte, ma hakkasin ära minema sealt, ma naeratasin ja ma ütlesin, ei, suur aitäh, ilusat päeva. Ja siis seal leti taga oli 2 teenindajat. Ja see üks teenindaja ütles kõva häälega teisele teenindajale, seal järjekorras oli väga palju inimesi ja seal ümberringi oli väga palju inimesi, ütles teisele kõva häälega, et ei tea, mis tal hakkas. Ja siis see teine teenindaja kommenteeris, oli jah kuidagi liiga rõõmus.
ja see oli nagu minu jaoks see punkt, kus ma mõtlesin, et vau, nagu mul ei olnud sel päeval isegi nagu midagi ekstra hästi või nagu mingi üüberhea tuju. Ma olin täiesti tavaline mina, nagu ma ka siin igapäevaselt olen, aga siis ma sain nagu aru, et vau, et tõesti see avatud ja sõbralik olek on võib-olla eestlaste jaoks nagu too much, et ma ei oleks pidanud võib-olla nii palju naeratama või soovima ilusat päeva või mis iganes. Et see on minu jaoks muutunud ääretult kummaliseks, aga veel enam nagu väga kurb minu meelest on see, et eestlased üldjoontes igapäevaelus on sellised meeletult reserveeritud ja ma ei taha öelda, et mitte nii sõbralikud, aga vähemalt nad ei näita seda selliselt välja, et, et ei soovita teineteisele kuskil kohvikus või poes nagu ilusat päeva, vaid pigem hea, kui nagu omavahel tere öeldakse müüjaga. Et see on minu jaoks veider, see on minu jaoks kurb ja see on minu jaoks tänasel päeval olles päris mitmeid aastaid Eestist eemal elanud ääretult harjumatu. Aga noh, I guess, et iga kultuur ongi erinev ja võib-olla paljude eestlaste jaoks mina olengi too much ja mina olengi võib-olla liiga ülepoolavalt sõbralik. Aga selline ma olen ja sellise eluga ma olen väga harjunud ja ma ei kujutaks enam tänasel päeval teistmoodi seda kõike ette. Nii, punkt number 4. Kuna ma olen iganädalaselt trennis käia, siis ma ei tahtnud seda trennirutiini vahele jätta, skippida ka Tallinnas. Ja ma tegin siis ühte, mitte nii-öelda Eesti kõige võib-olla paremasse või tuntumasse gymmi, aga kuhugi, kus ma sain teha siis nädala kaupa või päevade kaupa liitumise. Tegin siis endale sinna Tallinna perioodiks liitumise ja käisin siis nii jõulude ajal kui ka siis nüüd mais. Ja mina olen igapäevaselt siin Ateenas elades harjunud, et mul on oma rätik gymmis kaasas, mille ma panen siis tooli või masina peale, et minu higi ei läheks sinna masina peale, eks ju, et pärast, kui sa harjutuse lõpetad, sa võtad selle rätiku sealt endaga oma rätiku kaasa ja paned järgmise masina peale, eks ju. Aga seal gymmis inimesed pühivad paberi ja desovahendiga oma harjutuse lõppedes enda järelt selle pingi puhtaks. See oli minu jaoks hästi uudne. Ja ma ei tea, ma ei oska kommenteerida, kas see on ainult seal konkreetses gymmis või see on igal pool Eestis. Aga minu jaoks hästi harjumatu ja nagu kohati tegi selle gymmis käigu väga ebameeldivaks või ebamugavaks minu jaoks. Ja ma pean meeles pidama ja mõtlema, et ma lähen nüüd kuskilt saali pealt, otsin seda desovahendit seina pealt, võtan neid salfakaid, pühin selle ära, lähen teise saali otsa, viskan selle tutsaka ära. Ma ei tea, võib-olla ma lihtsalt ei ole harjunud sellega ja asjad võtavad aega, et nendega harjuda. Aga ma pean ütlema, et mulle selline viis saali puhtana hoida üldse ei istu. Et minu jaoks on väga palju normaalsem ja loogilisem see, et saalis käib pigem kogu aeg koristaja, kes pühib neid pinke desovahendiga aeg-ajalt, aga üldiselt inimesed ise võtavad oma rätiku kaasa, mille nad panevad oma masina peale ja mille nad hiljem sealt kaasa võtavad. Selleks, et need masinad higiseks ei saaks, et minu jaoks see on nii loomulik, see on nii naturaalne, see on nii nagu tavapärane ja ma ei kujutaks ette, et lisaks nagu pingutusele trenni teha, ma pean mõtlema pingutusele saali koristada. Ma ei tea, kindlasti siin lähevad inimeste arvamused väga lahku, aga minu jaoks see oli kummaline, see oli veider, harjumatu ja äärmiselt ebamugav. Ma pean ütlema, et äärmiselt ebamugav. Nii, punkt number 5. Ma olen olnud autojuht alates 18. eluaastast. Ma olen igapäevaselt roolis. Ma ei kujuta ette, ma tunnen nagu ääretult suurt ebamugavust ja puudust, kui mul ei oleks autot või ma ei saaks autoga liigelda.
ja ma olen sõitnud igal pool maailma eri otsades rendiautodega, igal pool ma tunnen ennast väga hästi ja mugavalt roolis. Ja nüüd Tallinnas käies ma avastasin ennast kinda nagu suvaliste kohtade peal peatumast ohutuledega, kui mul oli vaja kas mingi pakk kuskilt välja võtta või midagi mitte boksnausse, vaid siis Eestis smartposti või kuskile postitada, eks ju, või kuskilt putkast R-kioskist midagi osta, siis siin Ateenas on ülitavaline see, et sa viskad ohutuled peale, sa jääd keset liiklust seisma, tõmbad paremale või vasakule äärde, paned ohutuled peale, jääd seisma, käid, ostad oma saiakese, kohvi, mis iganes asjad ära, liigud oma eluga edasi. Mitte keegi ei tee sellest numbrit, mitte keegi ei tee sellest välja, see on ääretult okei, ääretult tavaline, isegi väga tiheda liikluse korral. Autod lähevadki sust mööda ja tuututavad mööda, aga see on täiesti okei. Kui sa lähed, seisad 10 minutit kohvisabas või postitad mingit pakki boksnausse või mida iganes. Ja korra ma Tallinnas pidas mind kinni politsei ja ütles, et miks sa seisad ohutuledega keset teed põhimõtteliselt. Ja ma vabandasin ette taha. Ja siis ma sain aru, et issand jumal, mul on nii sisse harjunud see, et kui midagi on, siis ma lükkan ohutuled peale ja that's super fine. Aga tegelikult Eesti kultuuriruumis see ei ole üldse fine. Ja see ilmselt tundus nagu politseile väga veider käitumine. Ja õnneks nad mõistsid ja kõik oli nagu fine, et mulle trahvi ei tehtud. Aga see on ka taaskord midagi, millega sa harjud aastate jooksul nii ära, et mujal seda tehes sind vaadatakse väga veidralt ja sellele tegevusele vaadatakse viltu. Aga ma ei kujutaks ette elu autojuhina Ateenas, kui selline tegevus ei oleks lubatud siin või kui sellele vaataks politsei kuidagi veidralt. Nii et see on minu jaoks ka üks selline ääretult suur punkt, millega ringi harjuda, kui ma Tallinnat külastan. Ja ma tean, et väga paljudele see võibki tunduda veider, et mis mõttes sa paned ohutuled peale lampi täiesti suvalisel kohal. Aga jah, harjudes ära Kreeka eluga, siis see on ääretult normaalne. Punkt number 6. Eestis ma väga sageli ma üldiselt planeerin sellised suuremad või vähemal või suuremal määral oma nädala toidud ette. Mitte nüüd niimoodi, et ma ei tea, esmaspäeval teen seda salatit ja teisipäeval teen pastat, vaid ma nagu enam-vähem mõtlen välja, et mis toite ma see nädal võiksin tahta teha ja siis ma sellised põhiasjad ostan poest nagu vastavalt sellele ära. Üldiselt nagu nädalavahetusel siis laupäeval. Ja Tallinnas ma jõudsin siis Tallinnasse pühapäeval ja külmkapis väga nagu midagi ei olnud, onju. Ja siis ma mõtlesingi, et et okei, et kust ma siis täna nagu süüa tellin, et täna ma ise ei saa teha, et poed on kinni. Ja siis ma sain mingi hetk aru, et ma vist rääkisin kellegagi telefonis ja ütlesin midagi sarnast. Ja siis ta ütles, et miks poed kinni on, ei? Ma ütlesin, pühapäev on ju. Ja siis ta ütles, et ei, aga miks nad kinni peaks olema? Ja siis ma sain aru, et Eestis on poed pühapäeviti lahti. Et mina olen väga harjunud oma elu korraldama ja elama nagu selle järgi, et pühapäeviti ma ei saa poodi minna. Ma võin minna mingisse väiksesse minimarketisse, kus kõik on nagu, ma ei tea, hingehinnaga pakk Alpro kaerapiima maksab mingi 8 eurot või ma ei tea, 100-grammine pakk viilutatud juustu maksab 10 eurot. See ei ole nagu adekvaatne nagu tarbimiskäitumine, mida teha, eks ju. Aga üldiselt jah, ma olen väga harjunud sellega, et pühapäeviti ei saa poes käia, pühapäevad ei ole poepäevad ja uue nädala toiduvaru ma ostan ära laupäeviti. Ja väga tihti, väga sageli mul Tallinnas läheb see meelest ära, et mul on siin võimalus pühapäeviti poes käia. Ja see on midagi, mis ka minu jaoks nõuab väga palju nagu ringi harjumist või siis nagu meelespidamist, et Tallinnas mul on see võimalus pühapäeviti. Ma ei pea, juhul kui mul kodus ei ole midagi, ma ei pea toitu tellima või minema välja sööma.
Et see on selline huvitav asi, millega ka harjuda aastate jooksul väga ära ja see on minu jaoks olnud tavaline ja argipäev viimased 5 aastat, sest et ka Hispaanias elades pühapäeviti olid kõik poed kinni, mingite väga-väga üksikute eranditega. Aga jah, see, et Eestis on pühapäeviti poed lahti, on Euroopa kontekstis pigem nagu tavapäratu. Ja jah, see nõuab minu jaoks ka nagu meelespidamist, et vot Eestis mul päriselt on pühapäeviti võimalus minna toidupoodi. Nii, ja see viib meid viimase punkti juurde, mis ilmselt väga paljudele selle video vaatajatele, eestlastele tuleb täieliku ajuplahvatusena. Aga Kreekas elades on ääretult tavaline, igapäevane, et kui sa tahad duši alla minna või nõusid pesta või üldse sooja vett kasutada, siis sa pead nendest plõksudest, mis siis nagu seina peal on, ma ei tea, eesti keeles vist nimetatakse korgid neid või? Sa pead sooja vee sisse lülitama. Kuskil siuke 15-20 minutit enne. Mina olen sellega isiklikult väga ära harjunud. Ma mõtlengi, et näiteks kui ma tahan hommikul duši alla minna, siis ma lükkan sooja vee sisse, ma lähen käin tobiga jalutamas ära ja kui ma poole tunni pärast tagasi tulen, on vesi soe. No seda enamasti siis talviti, sellepärast et suvel on see solar heating ehk siis päiksepaneelid kütavad nagu vee soojaks, et suvel on tegelikult enamasti kogu aeg soe vesi. Aga nagu kui sa kuuma vett tahad, et siis sa ikkagi pead veesoojenduse sisse lülitama selleks, et duši all käia kuuma veega. Ja ma väga mitmeid kordi igapäevaselt Tallinnas tabasin ennast mõttelt, et läheks ikka pesus ära, aga et ma ei ole sooja vett sisse lülitanud, et ma praegu ei saa ja siis ma saan aru, et aga mul on Tallinnas kogu aeg soe vesi. Et see on selline nagu ebamugavus, minu jaoks vähemalt on see sisse-välja lülitamine nagu pigem ebamugav, aga see on selline ebamugavus, millega sa siin elades harjud väga ära ja see saab kuidagi nagu osaks argielust ja igapäevast ja sa ei mõtle otseselt enam sellele, et okei, et praegu ei saa duši alla minna, et soe vesi pole sees, vaid see kuidagi sa adapteerud nagu sellega selliselt, et sa integreerid selle väikse lülituse, selle väikse tegevuse endale nagu sisse iga päeva ja see muutub normaalsuseks. Kuigi see tegelikult algselt, kui ma Kreekasse kolisin, oli ääretult suur ebamugavus minu jaoks. Ehk mis mõttes ma ei saa suvalisel ajal kohe duši alla minna. Mul tuleb mõte, et ma nüüd tahaks minna pessu ja ma ei saa vaata, sest vesi on jahe, onju. Aga see on midagi, millega ka taaskord harjub väga ära ja mis saab nagu argielu osaks ja millele ma ei mõtle enam niimoodi igapäeva kontekstis. Et sellised 7 punkti on siis need, mis minu jaoks on kõige suuremad erinevused võrreldes siis eluga Ateenas, millega ma olen tänaseks väga-väga ära harjunud versus siis Tallinnas, kus ma üles kasvasin ja enamus oma elust olen elanud. Et jah, seda võib olla kindlasti mõnele inimesele nagu huvitav või veider kuulata, eriti see veepunkt, ma kujutan ette. Aga minule see on saanud nagu igapäevaseks, ma ei mõtle nendele asjadele, need on minu jaoks loomulikud, aga ma saan aru, et see on väga erinev, kui ma tulen Tallinnasse, sest siis seal et nagu asjade teisiti tegemine või selliste harjumuste puudumine ühiskonnas, kultuuriruumis on minu jaoks veider. Et see ei ole enam siin Ateenas minu jaoks absoluutselt veider, see on nagu normaalne ja tavapärane. Aga selliste harjumuste ja kommete puudumine Tallinnas on minu jaoks ääretult veider. Et minu jaoks jah, see on nagu läinud nagu niipidiseks. Aga sinu jaoks tuleb see video, sinu jaoks läheb see video üles 6. juunil ehk siis sellel laupäeval, kui sa seda vaatad, mis on siis minu jaoks see päev, kus mina alustan uuesti oma igapäevaste vlogidega ehk siis iganädalaste uploadidega, kus ma olen saanud siis 2 nädalat natukene puhkust sellest vlogi teemast
ja jah, minul on veel sisuliselt 1,5 päeva, 2 päeva seda vlogi pausi, aga sinu jaoks oli seda pausi nädal, kuna selle videoga ma olen sinu jaoks tagasi juba sellel laupäeval. Ja see on ka minu jaoks siis päev, kus ma võtan uuesti oma argielu vlogimise Ateenas kätte ja toon oma igapäevaelu tagasi siis YouTube'i. Nii et aitäh, et sa seda videot vaatasid. Mul oleks ääretult põnev lugeda ja näha teie kommentaare ja mõtteid siia video alla, eriti kui sa ka elad kuskil mujal ja sa puutud kokku sellise igapäevaelu harjumuste erinevusega Eesti ja siis mingi muu riigi vahel. Jah, kui sulle see video meeldis, viska sellele videole like, siis ma tean, et ma võiks veel teinekordki mõne sellise video teha. Ja aitäh, et sa seda vaatasid ja näeme juba järgmises videos. Tšau, tšau!